Staari toob teieni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee. Järgmist tuntud inimest meie autoroolist teavad vist kõik televaatajad. No loomulikult ilma teadustades ja ma tean ka ühe spordiklubi administraatori laua taga, Marit, sa oled, kui suur su kokkupuude autodega on? No üsna pea ostaks vist endale ka auto, et praegu mul veel ei ole, aga varsti sõidan vist ringi. Kuidas sulle meie liiklus tundub, et selline õbluke väike naisterahvas, no ma arvan, et sina kardad liiklust ja liiklus kardab sind, olgem ausad. Jah, kui nüüd aus olla, siis ega hirmus on küll, et ega see, et kui ise kõik õigesti teed, see tähendab teised ju teeks kõike samamoodi õigesti, nii et eks ta üks riskibusiness ole. Mis sulle silma on jäänud? Kas enamalt oled sa ikkagi linnas liikunud, olgu see buss, takso, ratas, jala, mis see kõige rohkem kriipinud silma on? Ma ei teagi niimoodi, ma ise nagu liigun hetkel ühistranspordiga, et võib-olla ei puutu nii palju kokku, aga ikka autode vaheline liiklus tundub mulle kõige hullem. Kohe näha, et sa oled hirmul, aga tead, me täna sind ei pane suurde liiklusesse, me paneme ainult siia ühe autoga ja suurel platsil, mis ma arvan, et jääd ilusti ise terveks ja auto ka, aga me oleme kõikidelt staaridelt küsinud ühe küsimuse, mis on seotud roolijoodikutega. Mida sina teeksid, et seda vähendada, olgu see siis hästi radikaalne või täiesti leebe vahend ja arvestades, et neid on meil ju mitu tuhat siin igapäevaselt liikumas. Et mida ma teeksin roolijoodikutega? Jah, see võib olla midagi väga karmi, käe maha raiumine näiteks. Põhimõtteliselt see õnnetus, mille nad põhjustavad, siis nad peaksid saama selle sama asja ise enda nahal nagu tunda. Et kui on hukkunud avari, siis surma? Just, ikka. Ja, karm, aga tõsi. Ja, see on karm, aga tõsi. Nii, polegi vist nii radikaalselt sellist otsust kuulnud, aga naine ütles paugu ära. Vaatad seda kiike, oled sa näinud, kuidas sellega sõidetakse? Jah, olen küll. No, ja? No põhimõtteliselt tuleb hästi ettevaatlikult minna ja siis see kuidagi saada nagu tasakaalu. Tundub nii lihtne sinu jutu järgi? No tundub, aga tegelikult ei ole, ma olen kindel, et see on raske. Nii, aga mine siis autosse ja anna kuuma. Nii, Marit, mulle tundub, et sa oled vist üks pisemaid inimesi, kes meil siin autos on. Kas sa ikka välja näed? Näen küll, näen. Ühesõnaga, ega me midagi rasket ei ole. Ma võin sulle vihjaks öelda nii palju, et naised rokivad selle ülesandele tavaliselt väga hästi, on tublid olnud meestele ära korralikult teinud enamjaolt. Mis selle soovitele siis, et ära naela kummi sõida? Jah, ma siis loodan, et ma naistele häbi ei tee. Igatahes. Nii, 5 minutit on kontrollaeg, mille jooksul peaks hakkama saama. Valmis ja start. Tubli, väga hea. Ära pidurit all hoia, kui gaasi vajutad. Ole valmis, kui auto üle lendab, siis käib pauk, kukud maha niimoodi. Ole valmis pidurit vajutama. Hoiab. Ja aeg! Väga tubli. Kuule, see läks küll hästi. Tead, ma pean ütlema ausalt, et sa olid vist kõige rohkem hirmul selles saates, kes on siin käinud. No, ma värisen nagu haavaleht lihtsalt. Ma ei tea ise ka miks, aga ma võtsin ikka väga nagu siukest suurt ülesannet. Tead, sul on piduri pead all, ma vaatan nii põhjas, et kas see on nii suur hirm? Nüüd on vist kõik juba korras, aga noh, ma ei tea. Ma ei kontrolli praegu üldse lihtsalt, mida teen. Tead, sa said selle nii kiiresti tehtud, et ma ei tahagi sulle aega öelda, sest mehed, kes siin tulid, ma teen ära, ma võidan kõik ära. Need said nii kavasti kotti su käest, et... Kuule, see on super. Mis värk need naistega on? Ütle sina mulle. Naised, nagu ma arvan, võtavad asja lihtsalt tõsisemalt. Hirm viib edasi. Aga miks te mehi kiusate? Ei kiusa. Ei ole see tõeled? Ei, üldse mitte. Mis värk need naistega on siis muidu? Ma ei tea. Kaameramees, mis värk need naistega on? Ei oska öelda. Mulle tundub, et keegi ei oska öelda, mis värk need naistega. Miks nad nii hästi teevad? No okei, ütlen välja. Naised lihtsalt rokivad. Jah, ma pean ikka jätkuvalt tunnistama, et naised on paremad kui mehed. 1.35, see on selline kõva üle keskmise aeg, mitte küll liidrite seas, aga jällegi nii mõnelegi mehele kaasa arvatud vist mulle ka tegid ära. Mitte kõige halvem.
Igal juhul kingituseks üks korralik alkoskani alkomeeter, seda on meie staarid kõige rohkem ihalenud ja selle nad ka saavad. See on väga hea ja üks tore jook Pimento, mis on mittealkohoolne tšilli ja ingveri jook, mis on hea asendus alkoholile. Jah. See on alko. Ja muidugi. Selles mõttes, et nagu ilma alkoholita ikka. Ja, väga hea. Aga väga tubli. Au ja kiitus naistele ja aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Staari toob teieni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee.